täna me räägime 3 kaardist, millest iga Yu-Gi-Oh kaardide mängija peab teadma. Ja need on siis The Winged Dragon of Ra, Slifer the Sky Dragon ja Obelisk the Tormentor. Nad on arvestatud kui jumalateks. Nendel on täiesti unikaalne efekt, unikaalne rünnaku ja kaitse, unikaalne isegi tüüp ja level. Tegelikult see oli vist atribuut. Oma atribuut, oma level ja oma tüüpi. Nad omad tüüpi koletised. Tüüpiks on siis Divine Beast, ehk siis divine, nagu teistsugune olend. Ja nad ei ole light, nad tegelikult ei ole light. Light on teistsuguse sümboliga. Kui näiteks võtta seda ja seda võrdlemiseks. See on light monster, aga see on divine. Nad näevad sarnased välja, aga nad on erinevad. Igastahes. Nende efekti kallale siis. Kõikidel on üks samasugune efekt. Siis läheb neile 2 sorti efekt ja siis läheb jälle eraldi looks. See on põhimõtteliselt umbes selline, et 3 samasugust, 2 samasugust ja siis läheb jälle erinevaks. Igal ühel on 3 tähtsat efekti, mida nad peavad teadma. Selleks, et neid välja kutsuda, ühte neist on vaja ohverdada 3 koletist enda platsi poolelt. Sellel on siis, selline efekt on kõikidel nendel. Aga nüüd see läheb 2 haruks. Põhimõtteliselt nende 2 efekt on see, et kui lõpufaasil, kui neid ekstra väljakutse või special summon, spetsiaalselt väljakutsel on nagu näiteks surnuaiast või siis enda käest mingisuguse efektiga, siis lõpufaasil pead ta saatma surnuaeda. Teda ei saa üldse spetsiaalselt välja kutsudagi. Näiteks Monster Reborn või siis Call of the Hauntediga. Aga on teatud kaarte, mis lubavad temal spetsiaalselt välja kutsuda. Efektis isegi ütleb, et ignoreerides tema efekti, tema väljakutsumise tingimusi. Et see on väga hea, nagu näiteks äkki oli mingisugune Phoenix. Siis oli veel Winged Dragon of Ra Sphere Mode, ehk siis kera nii-öelda mood. Kui olete näinud originaal animet, siis esimene kord, kui see on välja kutsutud, oli ta hoopiski sükene suur kera. Kuldkera. Nii, ja nüüd siis lähme eriliste efektide juurde. Temal on 4000 rünnakupunkti, aga nendel 2 on küsimärgid. 4000 rünnakupunkti ja 4000 kaitsepunkti. Aga nendel 2 sõltub see. Ehk siis, asi on selles. Slifer saab rünnakupunkte sõltudes sellest, mitu kaarti sul käes on. Ja ta saab 1000 rünnakupunkti iga kaardi eest, mis sul siis käes on. Ehk siis, väga halb oleks näiteks see, et kui sa esimese käiguga ta välja kutsud ja sul on 0 kaarti käes. Siis on vist natukene valus või mis. Aga õnneks on tal veel üks hea efekt, aga sellest räägime hiljem. Tema, ehk siis nii-öelda Ra kaitse- ja rünnakupunktid sõltuvad siis sellest, et palju sa elupunkte ohverdad talle. Põhimõtteliselt kohe, kui see on välja kutsutud, sul on võimalus ohverdada nii palju elupunkte, et sul jääb 100 elupunkti alles. Ja siis tema saab need ohverdatud elupunktid endale rünnakupunktiks ja kaitsepunktiks. Ehk siis, kui sul on siiamaani 8000 elupunkti olnud, ohverdad niimoodi, et sul jääb 100 üle, 800 miinus 100 võrdub 7900. Põhimõtteliselt kohe laksuga väga valus löök talle. Väga valusad rünnaku- ja kaitsepunktid. Pool võimatu ära võtta.
nii, nüüd me rääkisime rünnakupunktidest. Aga need on jällegi nende efektid. Aga temal on juba rünnakupunktid olemas, tema rünnakupunktid ei sõltu millestki. Selle asemel, et rünnakupunkti saada, tema efektiks on see, et teda ei saa valida mingisuguse kaardi efekti poolt. No, targetida on inglise keeles, aga ütleme eesti keeles, et valida. Täpselt samas Perform a Sleighand Magician. Tema efektiks on see, et vali üks nägu üles poole kaard, mis on platsil, ja hävita see, ehk siis teda ei saa niimoodi hävitada, sest selleks on vaja teda valida, ehk siis targetida, aga tema targetib, tema valib, teda ei saa valida. Nüüd kolmas rida on täiesti erinevad igal ühel. Slifferi efekt on see, et kui vastase platsile tuleb, kutsutakse välja rünnaku positsioonis koletis. Ükskõik kas on normal summon või special. Tavaliselt välja kutsutud või spetsiaalselt välja kutsutud. See välja kutsutud koletis kaotab 2000 rünnakupunkti automaatselt. Ja siis, kui rünnakupunktid on nulliks osutunud, jõudnud nullini, siis saada see kaart surnuaeda. Ehk siis ütleme, et sul on olemas mingisugune 2000 rünnakupunktiline koletis. Näiteks Tricky, tal on 2000 rünnakupunkti, aga siis ta kohe automaatselt kaotab selle, kui ta on välja kutsutud rünnaku positsioonis. See on hästi tähtis. Siis ta kohe läheb surnuaeda. Kui sul on nõrgem koletis, näiteks 1400, kaotab ikkagi 2000 rünnakupunkti, jõuab nullini, läheb surnuaeda. Aga kui on 2100 rünnakupunkti, kaotab 2000 sellest ära ja 100 jääb alles, platsile jääb ka alles. Aga mis sa teed selle 100 punktiga koletisega, on ju? Mõnikord isegi kutsutakse seda Slifferi teise suu efektiks, sest et tal on teine suu olemas tegelikult. Obeliski efekt on see, et sa saad ohverdada 2 koletist enda platsilt. Lihtsalt 2 koletist. Siis saada nad surnuaeda ja siis hävitada kõik koletise kaardid, mis on vastase platsi peal. Ainukene konks on see, et siis sa ei saa temaga rünnata. Põhimõtteliselt väga sarnane sinisilne alternatiivse draakonile. Tema efektiks on see, et ainult ühte kaarti saab valida. Tema efektiks ongi siis see, et ohverdad 2 enda koletist. Kõik koletised sinu vastasel on lihtsalt hävitatud. Ja Ra, tema ei ole Ra, tema on Ra draakon. The Winged Dragon of Ra. Ra draakoni eriline efekt on see, et ohverda 1000 elupunkti. Saad ohverdada 1000 elupunkti, valida üks koletis platsilt ja hävitada see. Aga ainukene probleem on see, et seda saab küll teha niimoodi, et sa jätad nagu elupunktu ohverdamata talle ja siis sa kasutad tema teist efekti tegelikult. Tal on küll 0 rünnak- ja kaitsepunkti muidu, aga siis saad kasutada tema teist efekti, et ohverdad elupunkte nii palju, kui koletisi on vastase platsil või siis enda platsil isegi. Ütleb lihtsalt platsi peal ja ütled vastase poole. Ja need 3 jumalat on kõige tähtsama, mida keegi peab teadma. Need 3 jumalat sain ma sellest pakist. Yu-Gi-Oh! Legendary Dex 2. Need on väga... Minu jaoks on need täitsa ilusad kaardid.